Keskaegse Tartu kohta on säilinud väga vähe kirjalikke allikaid. Erinevalt näiteks Tallinnast, kus keskaegne linnaarhiiv on alles, Tartu keskaegsed ürikud on hävinud juba 16. sajandil Liivi sõja käigus. Seetõttu on arheoloogilised allikad siinse keskaja uurimisel üliolulised. Õnneks on Tartu arheoloogilisi allikaid säilinud rohkesti. Tartu kesklinna alal on säilinud kuni 5 meetri paksune kultuurkiht, mis siis inimeste tegevuse käigus aegade jooksul on kogunenud. Ja selle sees on kõikvõimalikke jäänuseid, mida arheoloogiliselt uurida saab. Eriliseks teeb Tartu keskaegse kultuurkihi see, et siin on pinnas väga niiske, mistõttu säilib orgaaniline materjal, kõikvõimalikud puit, nahk ja tekstiilesemed. Ja kõige rohkem leitakse selliseid esemeid keskaegsete tartlaste kunagistest kemmergutest, mida siis arheoloogid kutsuvad jäätmekastideks. Nendes jäätmekastides on säilinud tekstiili, nahka, toidujäänuseid, kõike, mis tekib inimese igapäevase tegevuse käigus. Ühtlasi on sinna visatud ka rämpsu, mille hulgas näiteks on Veneetsia klaaspeekrite kilde 14. sajandist. Need on väga uhked ja peened klaasnõud, mis olid omal ajal ülikallid ja mida kogu maailmas tuntakse kõige rohkem Tartust, just tänu nendele kemmergutele. Lisaks on siin säilinud keskaegseid hooneid, kohati on neid maa sees kuni esimese korruse kõrguseni, näiteks Olümpia- ja spordimuuseumi keldris võite selliseid vaadata, need on seal eksponeeritud, teatrikodu keldris samamoodi. Ja lisaks hoonetele on säilinud ka keskaegseid sillutisi, aedasid, lautasid, et mida iganes. Ja mitte ainult seda, mida inimesed ehitasid ja kasutasid, vaid ka keskaegsete tartlaste jäänuseid on Tartu kesklinnas igal pool. Täna me näeme maa peal ainult Toomkirikut ja Jaani kirikut, aga neid kirikuid oli tunduvalt rohkem ja iga sellise keskaegse kiriku ümber ja sees oli surnuaed. Ja hoolimata hilisematest pealematmistest on keskaegseid luustikke Tartus kõikjal, näiteks Tartu Ülikooli peahoone ümbruses, kus varem keskajal oli linna suurim kirik, Maarja kirik, see kõik on üks suur surnuaed, aga neid matuseid on ka kõikjal mujal. Nii et Tartu keskaega on võimalik uurida väga rikkaliku arheoloogilisi leiumaterjali abil.